Me astume täna vastu Euroopa meister Katrina Lehisele. Mina ennustan, et meil läheb hästi. Mis sina arvad? Ma arvan, et kindlasti läheb hästi, sest esiteks me oleme nii mõnusas vehklemissaalis ja teiseks meil on väga edukas ja kaunis vastane. No nii, vaatame, kuidas läheb. Mis on sinu hinnangul Katrina võimete lagi? Eesmärk on loomulikult kõrgemale, et ikka täiskasvanute maailmameistritiitel ja olümpiavõit ka ära tuleks, aga see ei tähenda, et see on mingi garantii, et me oleme Euroopa meistrid, et nüüd need tulevad. See ei ole garantii. Õpetame teile võistlusseisu kõigepealt. Algaja võistlusseisu õpetamine käib niimoodi. Paned selle tagumise vasaku jala pruuni joone peale. Parema jala paned siia ette, kanna ette. Nüüd sa astud esimese jalaga oma õlgade laiuse vahe ettepoole. Te liigute Katrina järgi võistlusseisus. Kui tema liigub sammu edasi, siis te liigute sammu tagasi. Kui tema liigub sammu tagasi, siis te liigute sammu edasi. Meil on riided seljas, meil on juhtmed küljes ja meie soojendus hakkab läbi saama, mis tähendab seda, et meie võistlus hakkab vaikselt peale. Kõigepealt teeme Maksimiga 1-1 sellise väikese demovõistluse ja siis vaatame, kuidas meil Euroopa meistri vastu läheb. Mask ei ole käes nagu Marja Korv, vaid tuleb siis nüüd siia kaanile alla. Nii. Alga. Stop. Kohtuim jätab kätega, punkt paremale. Nüüd hakkab päris lahing peale. Võistlus käib siis 5 torkeni ja meie eesmärk on saada vähemalt 1 torge Euroopa meistri vastu kirja. No nii, seis on 0-0. Maksimil väsimus ja närv sees. Maksil minu vastu see taganemise taktika ei toiminud. Vaevalt see ka siin Euroopa meistri vastu toimib. Aga päris tuliselt ikka üritab. Ja tuligi varba torge ära. Maksim saab haiget, Maksim sai haiget. Ja tuleb 5 ära 5-0 ja Maksimi jaoks on kõik läbi. Ma pean nüüd minema siis ja kastanit tulest välja tooma. Maksim meie au kaitsta ei suutnud, ma proovin vähemalt 1 torke ära tuua. Ja 1-0 siiski. Aga taganeb nüüd ja tuleb teine torge 2-0. Ja Jaan nüüd läheb rünnakule ja väga võimsalt peale. Ja siit vist on nüüd esimene punkt ikkagi tulemas. Ja tuli ja spordisõbrad saavad punkti! 1-3, spordisõbrad 1, teised 3 ja ilusti nüüd valmistab Jaan seda rünnakut siin ette. Aga ei, 5-1 siiski. Euroopa meistri vastu punkt käes, et kuidas tunne on? See on üks tipphetki kindlasti mul senise karjääri jooksul, et see, et ma Gert Kanteri suutsin värisema panna kettaheiteringis, oli üks asi. Aga ega sealt tulemust ei tulnud. Aga siit tuli 1 punkt ära, nii et ma olen väga rahul. Katrina, kuidas sa meie võistlusega rahule jäid, et 10 torget said sina kirja, aga me saime ka 1? Väga põnev. Ma ei ole niimoodi väga palju vehelnud varem, et siis jälle huvitav kogemus. Tänavusel suvel püsis Eesti naiste vehklemiskoondis pidevalt pildis, kuid mitte ainult positiivsete uudistega.
Tüli selle ümber, kes ikkagi peaksid kuuluma naiskonda, kes Eestit tiitlivõistlustel esindab, lahvatas kuuma leegiga ning olukord pole asjaosaliste sõnul tänaseni päris selge. No juhatus ei ole reeglid kinnitanud, treenerite töörühm mingisugused reeglid nüüd üritas kokku panna, aga seal on ka, et ühtedele ei meeldi ja teistele meeldivad ja lõppkokkuvõttes ma ütlen ikkagi, et juhatusel on lõplik otsuse õigus, nii et, aga põhimõtteliselt me hakkame kogu aeg otsast peale. Kuidas te ise võtaksid kokku selle, mis suvel toimus? On ikka ebameeldiv, kui üks ei tea, mis toimub ja teine ei tea, mis toimub, et see kindlasti ei tule sportlastele kasuks, aga kuidagi tuleb sellega toime tulla, teha ei ole midagi. Kas see naiskonna sees ka mingisugust hõõrdumist tekitas? Eks me üritasime kõik endast parima anda, vaatamata sellele, mis toimus väljaspool vehklemisradu, et mingit hõõrdumist nagu ei olnud. 2016. aasta lõpul avati Haapsalus Endel Nelise nimeline vehklemishall, mida võib pidada Balti ja Põhjamaade parimaks vehklemiskeskuseks. Viimaks ometi on Eesti sportlastel olemas väärikad tingimused vehklemise edendamiseks. Kuid selles hallis saavad enda oskusi proovile panna ka inimesed, kes vehklemisega igapäevaselt kokku ei puutu. Ja me korraldame siin üritusi, kas sünnipäevade üritusi või asutustele, kes tahavad vehklemist proovida, et võivad võtta ühendust meie klubiga ja me oleme lahkesti nõus vehklemist tutvustama. Vehkleme selline ala, et paned riided selga ja algõpetust pool tundi ja võid kohe rajale minna ja kohe proovida ja saad kohe väga suure elamuse. Kõik, kes on käinud, kõigile on väga-väga meeldinud.